1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selleks, et Einarit väärikalt ja ausalt saata igati ära teenitud puhkusele, me täna siin kõik tema auks olemegi ja korraldame Einari ahu simultaani, kus siis Einar saab kõigi soovijatega mängida. Ma loodan, et ja viimaseks simultaaniks, et sa teed ka siukseid välisimultaane edaspidi ja mitte ainult lastele, vaid tegelikult siukseid aktiivseid härrasmehe ikka jõudnud mehi on ka Nõmmel päris palju ja nad võiks ka rohkem väljas käia. Nii et ma loodan, et see ja viimaseks simultaaniks Nõmme linnaosa valitsuse poolt ega isiklikult suur tänu sulle ja kohtume kabelaua taga. Einari Ahu õpetas mu lapsest maailmameistri, noorte maailmameistri, palju Euroopa meistrimedaleid, Eesti meistrimedaleid. Siin Nõmmel polegi peaaegu lapsi, kes ei ole tema juures käinud ja saanud kabeõpetust. Ja Einar on äärmiselt soe ja kena inimene, kui toredaid lastelaagreid ta korraldas ja tal on iga lapsele leidnud alati mingi tunnustava sõna ja mingi kasvatuse, et kui palju on lapsi, kes on Einarit pidanud ka oma isaks ja vanaisaks just vaimselt, sest et Einar on neile nii palju tuge andnud. Ma väga tänan Einar selle töö eest, mis sa oled teinud ja et jätkuks tervist, jõudu ja õnne. Suur tänu. Aitäh sulle. Aitäh. Teen ära ringi ja nüüd, kui ma siia jõuan, nüüd te vastu käik teha. Kohe, mitte enne, ärge tehke käiku enne, kui mina olen siin laua juurde. Einar õpetajana ma pakuks, teda saab rohkem nimetada selliseks eluõpetajaks, et kabe on ainult väike osa, mida ta tegelikult tegi, et kõik suvelaagrid, kõik rahvusvahelised võistlused, kus ta käis kaasas, et tegelikult tema nagu see õpetamine läks palju kaugemal kabesse ja ma kindlasti ei oleks täna selline inimene, kui ma ei oleks kunagi Einari kabetrenni tulnud. Mina tulin 97. tulin trenni, maletrenni ja 2 kuuga sai minust siis kabemängija Einari all ja minul üldiselt Einar meeldis sellise sportliku treenerina, et lisaks kabele sai jalgrattaga sõita ja siis ütleme, et siis ta tundus meile juba see muldvana, aga kui rattaga läksime sõitma, siis alati tema tegi tempot. Ja treenerina väga asjalik, selline range, aga samas eks me poisid ikka tegime seal pätti ka natukene, kui vähegi võimalust oli. Oi, no ma olen seal 2 tükki, no ma olen 1. Ma arvan, et ma olin siis ikka pisikene, kui mina Einarit esimest korda nägin. Ma arvan, esimene kokkupuude oli Malemajas, siis kui Einar oli Malemaja direktor ja siis mina olin noor mängija noorteklassis, ma käisin Malemajas mängimas, et siis Einar enamasti olid alati seal Malemajas kohal ja seal tõenäoliselt see kokkupuudega oli, et Läksingi kooli tema juurde, käisin tema juures, tegi mulle trenni, karmi sõnaga mees, ega siin mingit alastust ei ole ja ladus mulle kõik asjad ette ja nii, et ma olin nõus sellega, et ma siis esindan siis Nõmme kabevõistkonda naiste laual, kui see vajadus tekib. Ja kui ma alustasin alles kabet, siis mu esimesele sõidule Einar aitas mind siin. Ma mängin kabet põhimõtteliselt iga päev ja mulle väga meeldib kabe. No kuna ma olen ka Pärnumaalt pärit ja Einaril vahepeal nagu Pärnumaa oleks, et siis ma teadsin teda nagu turniiride kaudu, aga 2009. aastal, kui oli Nõmme traditsiooniline Nõmme turniir, siis
mind meelitati turniirile ja sain seal Einariga nagu hea kontakti ja siis ta meelitas Nõmme kabeklubi liikmeks ja nii sellest ajast on meil nagu tihedad suhted. Kultuuriministeerium tehti siis Tartusse ja siis pidi hommikul sinna minema ja siis avastasime mingi kell 7, et varrukad olid sellised, siis ruttu kaubamaja sulgemiseni oli 15 minutit aega ja nii head müüjad olid, et naks panid pealaast jalad alla nii riidesse, nii et poiss sai hommikul minna rongi peale korralikult ülikonnas valge särgiga. Tere, mina olen Karmen ja mina sattusin kabe juurde nii, et mu ema mängis ja siis ta käis kabetrennis ja ma olin 3-aastane, kui ma tulin temaga kabetrenni kaasa ja siis mind pandi laua taha istuma ja sinna ma jäin. Nüüd ma olen 25, olen ise kabet mänginud ja nüüd hakkan Heinari asemel ise lasteaias kaberingi andma ja hakkan ka koolis kaberingi andma. Täna andsin oma esimesed kabetunnid. Tunnen, et suured kingad on täita, sest et Heinaril on aastate jagu kogemust, aga iga päevaga paremaks ja iga kuuga samm-samm haaval lähen edasi. 9 võitu, 7 viiki ja 3 kaotusse Heinar. Ehk kokku 25 punkti 38 võimalikust. 9 võitu, 7 viiki. 3 ja 9 pluss selle koosseisuga vana inimese kohta küll. Aitäh sulle, vaata mis nii, kuidas su nimi on? Tanel Julia Prooli. Oi, ma ei tundnud sind ära. Sa oled ju kõva mängija. Kus sul ema on? Emma. Sellepärast sa istusid seal nurgas maas. Muidugi peaaegu nutsin, seepärast, et see mäng oli nii piiri peal, et kas saab esimeseks või jääb. Selle mängu puhul ma küll võtan enda süüks ka, et ta mängis nii plaan, kuidas oli, tal oli võita vaja. Ma ütlesin, et ära mine võidu peale. Mine näita, et sa tahad viiki. Ja ma arvan, et mäng läkski nii. Mine hästi rahulikult, siis ta kaotab valvsuse.